See oli kindlasti ristisõda. Riia piiskop, Mõõgavendade ordu, Taani kuningas ja Lundi peapiiskop soovisid tuua siinsete rahvaste sekka kristluse. Kuigi nende sõdade lõpuks olid nad endile allutanud uusi maid ja rahvaid, oli just risti usustamine nende peamiseks eesmärgiks. Piiskop Albert värbas Põhja-Saksamaalt ristisõdijaid endale appi sõdima paganate vastu. Need mehed pälvisid oma tegevuse eest üksnes au, kuulsust ja hingeõnnistust. Liivimaal ristisõjas käimine oli ristisõdijate jaoks majanduslikult kahjulik tegevus. Ka sõjasündmustes endis oli just risti usustamisel keskne koht. Kohe, kui mõni siinsetest võimkondadest või rahvastest oli uutele isandatele allutatud, pidid nad ka võtma vastu kristluse. Kui nad aga üles tõusid, siis suhtuti neisse kui usutaganajatesse, apostaatidesse, keda tuleb kindlasti tagasi kristlusse sundida. Lisaks sellele asusid kõik siinsed uutele isandatele alistunud ja ristiusu vastu võtnud rahvad koheselt ka uute isandate ja ristisõdijatega koos teiste paganate vastu sõdima. See tähendab seda, et siinmail 13. sajandi alguses toimunud sõjasündmustes oli just ristiusul keskne koht. Poliitilised leerid jagunesid vastavalt sellele, mis oli kellegi usk ja mitte sellele, mis oli kellegi rahvus.